Tere hommikust, Padja nägu siin. Pole hambaidki jõudnud pesema ega silmi. Mõnus Padja nägu on. Tahtsin jagada seda, et jah, ei oska nii unine, et ei oska jagadagi. Aga lugesin ühte postitust, ühte kommentaari ja sellest lähtuvalt siis, millele ma olen hiljuti mõelnud, et võiks jagada. Oleme siis praegult Vietnamis, enne seda olime Tais, varsti lähme Taisse tagasi ja pea 1,5 kuud. Kõik see 1,5 kuud on olnud 30 kraadi, 30 pluss. Ja kõik see aeg me ei ole kordagi kasutanud päiksekaitsekreemi, kuigi mul on väga kvaliteetne Näo 50 kreem alati kaasas, kui ma kuskile lähen. Just in case, kuna me sõidame rolleriga, võib-olla tahan nina peale panna, aga sel korral ei ole kordagi pannud ja me oleme absoluutselt iga päev päikse käes. Ja kui korraks kehaga punaseks läheb, siis paari tunniga või hommikuks on see kõik möödas. Kordagi pole nahk valutanud ja enne karnid, kui nahk ära põles, siis oli raudselt 3 päeva tuli punane, niimoodi, et ei saanud katsuda, ei saanud särki selga panna, kõik oli hästi valus. Ja nüüd selle 1,5 aastaga karniga kõik need reisid, mis me oleme teinud, Mauritius, Hispaania, 4 kuud seal, me oleme alati expose inud ennast tugevalt päikesele, sest et see on see, mida see keha soovib. Sellepärast me reisimegi. Ja varasemalt ka Eestis üks päev oli väga soe ja ma töötasin aias 7 tundi vist järjest. Nagu te teate, siis on karnivooril selline lõputu energiavaru, et kõht ei lähe tühjaks ja kui meeles on vett juua, aga puhastasin tänava kive samblast ja olin kogu aeg seljaga päikse poole või turjaga ja siis see põles küll täielikult ära. Ikka väga punaseks, et kui sa oled 7 tundi laus päikse käes keset päeva, siis see ikkagi teeb oma töö. Ilmselgelt kõik peab olema mingis mõistlikus tasakaalus, et kui öelda, et karnivoorid ära ei põle ja siis minna ekspluateerida seda sellisel viisil, siis ilmselgelt on tulemus selline. Ehk et põlesin Eesti suves ära ja oli ka valus, aga sellegipoolest see ei olnud nii valus ja ka taastumine ei olnud nii pikk. Ja nüüd, mida pikemalt olla karnivoori dieedil, mida vähem rämpsu süüa, seemnõlisid, töödeldud toite ja nii edasi, neid minu menüüs ei olegi olnud 1,5 aastat. Ja kuna seemnõlide omega 6 tasakaal, see võtabki aega, seemnõlide väljumine kehas 2 aastat täielikult, kuni 7 aastat isegi. Et siis ongi loogiline see, et sul järjest energia paraneb, mitokondrid töötavad paremini ja põletik on kehas vähem. Ehk et mis see päiksepõletus ongi esimese astme nii-öelda vähk, nahapõletus. Et keha on nii põletikus, ta ei tule sellega toime ja siis ta ongi punane ja valutav ja päevi. Mida kehvemas seisus see keha on, mida põletiku vaesem, mida tervem keha, seda kiiremini suudab ta haavu parandada, nahku parandada ja nii edasi. Et iga kuu ja iga aasta läheb paremaks ja paremaks, mida pikemalt sellel elustiilil siis olla. Et selline Raigo puhul täpselt samamoodi. Ei kasuta mingit päiksekreemi, ei ole ära põlenud. Käime hommikul, praegu ongi väljas jalutamas või jooksmas ja veel siin voodis jagamas. Söögid on juba ahjus Raigo poolt, nii et ja lihtsalt, mis üle jääb, nautida puhast toitu,
nii puhast õhku kui võimalik, vett, olla võimalikult palju päikese käes. Tean, Eestis on see väga-väga keeruline. See on ka üks meie haiguste põhjustajaid, meeleolu, depressiooni ja nii edasi. Immuunsus paratamatult langeb. Me ei ole enam haiged olnud. Viimati olin haige võib-olla aasta aega tagasi. See oli Hispaanias ja ma ei tea, mis iganes kala see oli. Aga jaa, kuuld kuule, aastalt aastale tervis paraneb, immuunsus tugevneb, et siit väike lootuse kiirekene värsketele alustajatele. See võtab aega. Vajalik on järjepidevus, et kui sa eelnevalt 40 aastat oled järjepidevalt ekspluateerinud ennast, pidutsenud, joonud, öösel üleval, me kõik oleme seda teinud, söönud hessi, söönud mäkki ja nii edasi, et siis on palju loota, et 1 kuuga oled sa nüüd super inimene. Et see ikkagi tuleb kuude ja aastatega. Nii et jätkame samas vaimus ja kui libiseme reelt, siis esimesel võimalusel tagasi, sest keha teab ja mäletab, kui hea on olla siis, kui on hea olla. Kui keha saab head toitaine-rikast toitu, rasvarikast, number 1 põhiline viga, mida tehakse, ei sööda rasva piisavalt. Ja tegelikult keha ka takistab seda väga suures osas alguses, sest ta ei ole lihtsalt harjunud seda läbi töötlema sellisel kujul, sellises mahus. Et tasapisi tuleb tõsta rasvakogust. Minul raudselt esimene kuu oli niimoodi, et ma mõni päev ei suutnud jalga jala ette ka tõsta, et enesetunne oli, et lähen, jooksen, teen midagi ja siis ma vaatan, et puud ei liigu, miski ei liigu, et mina ka ei liigu, et ühe koha peal põhimõtteliselt. Aga kuidagi siin oli selline tunne, et ma sunnin oma keha, et ta siis hakkaks oskama rasvast energiat toota. Et ta ikkagi oli väga-väga-väga hädas, aga ma olin selleks ajaks juba nii palju kannatanud oma terviseprobleemidega, et see oli köömes. Mõne inimese võib-olla ehmatab ära, karnivor ei tööta, ma ei tea, mul on lihtsalt pane auto üks päev bensiini peal, diisli peal tööle, no ei hakka. Ma ei tea, kuidas autodel see värk on, ma lihtsalt olen midagi kuulnud. Aga lihtsalt sarnane analoog siia, et see vajab ümber korrigeerimist, ümber harjumist ja kui ta sellega nii-öelda toime tuleb, see rasva adopteerumine võtab umbes pool aastat. Lihtsalt, no mõnel on juba 6 aega korras, teisel läheb aasta aega, sellepärast on lihtsalt selline umbkaudne number. Et iga keha on individuaalne. Vot, nii et kannatust, jõudu ja jaksu ja kui on piisavalt motivatsiooni, siis kõik on võimalik. Nii et minu täna hommikused unesed, padjanäosed, jagamised päikesepõletuse teemal. Ilusat päeva!